Täna saame öelda, et umbes 1,5-aastase tööprotsessi tulemusena on Eesti Autospordi Liidul nüüdseks valminud täiesti uus tehnoloogiline võimekus põhimõtteliselt kõigi ringradadel sõidetavate autospordivõistluste tehniliseks teenindamiseks, mis sisaldab endas siis ühtaegu nii kaasaegset ajavõtuteenust kui videokohtunike tööks mõeldud kaamerasüsteemi, mis kätkeb endas siis 30 kaamerat ja 2 kohtuniku töökohta. Väikese riigi autospordi üks omapära on see, et meie rajatised, mis paljudki on valminud tegelikult nõukogude ajal, ei ole ülemäära kõrge investeerimisvõimekusega ja igale üksikule spordikompleksile sellist vara soetada ei ole võimalik. Just sel põhjusel soetasime tehnoloogia, mis on kasutatav mobiilselt. Selleks, et seda teha saaks, loomulikult on tarvis ka transpordivahendit ja siin on hea meel tõdeda, et MAN Eesti tuli meile mõistlikul määral vastu selle investeeringu tegemisel. Oleme soetanud täispika, täiskõrge MAN-i bussi. Buss kui selline oli meie jaoks kõigest toorik, millest tuli kujundada siis tegelikult see mobiilne kontor, millega me täna ringi liigume. Selles osas tegi projekteerimise töö ära meie oma ajavõtu ja kaamerasüsteemi tiim, kes lõi joonised, teostuse ja detailide viimistlemise eest kandis hoolt Workspace Pro, tänu kellele see buss valmis meie jaoks mõistlikus ajaraamis ja mõistliku kuluga. Investeeringut ei oleks sündinud, kui ei oleks olnud mitmeid toetajaid ja abilisi, kelle hulgast kindlasti mainiksin finantseerimise poolelt ettevõtja Oleg Rossi ja õigete ostuotsuste langetamisel Mart Liiksaare, meie kardikomitee juhi, kelle nõul ja jõul sai valitud eeldatavasti kõige õigem ja parem lahendus. Selle käitamisel on meile hindamatuks abiks olnud töögrupp, kes täna opereerib seda vara. See on tubli punt noori tudengeid Tallinna Tehnikaülikoolist.